Tere päevast! Rõõm on olla jälle Hiiumaal. Kui ma enda kohta peaksin 3 sõna ütlema, kes ma olen, siis ma tavaliselt ütlen, et ma olen geograaf. Inimene, kes teab väga palju ja ühtegi asja midagi teab väga põhjalikult. Ma olen maastikuökoloog, kes on huvitunud alati maastiku maakasutuse muutustest, maastikuelementidest, selle mõjust elurikkusele, aineringetele. Ja ma olen ka looduse hoidja. Et võib-olla mitte niivõrd elurikkuse pool, vaid võib-olla just need sotsiaalmaastlikud mõjud kaitsealadel ja loodushoid laiemalt maailmas. Kui ma eile siia sõitsin, mulle meenus, et see on mul teine kord tulla Hiiumaale avalikult esinema. Esimene kord oli paarkümmend aastat tagasi, see oli enne Euroopa Liiduga ühinemist. Me katsetasime ja pakkusime välja, millised võiksid olla põllumajanduskeskkonnaprogrammi meetmed ja mitmed meetmed olid seotud ka maastikega ja üks maastike meede oli talude tootmisalade heakord, mis tegelikult tähendab seda, et keegi ekspert läheb kohale, vaatab, palju on seal läga laiali või kas põlluääred on hooldatud või kraabiperved ja ma näitasin ka pilte, fotosid, loomulikult ilma kohanimedeta või isiku nimedeta. Aga üks talumees tundis ära, et on tema maa, et oli peatee märk oli suures võsas. Ja siis ta kohvipausil tuli minu juurde ja ütles, et kuule mees, ma olen selle võsa ära eemaldanud, enne sa praami peale ei lähe, kui sa uued fotod teed. Täna ma Hiiumaa pilte ei näita. Aga siis maa kui ressurss, et niisugune tunniajaline loeng veeldab ka väikest sisukorda, et teil tekiks aimdus, et millest ma räägin. Et kui mõni teema ei huvita, siis võite vahepeal kohvi jooma minna. Aga jah, ma räägin natukene mõistetest maa versus maastik. Geograaf ma olen ja ma olen ka maastiku usku. Näitan teile üksjagu palju kaarte. Ja muidugi vaataks ka nagu tagasi, mis on Eestimaal juhtunud ja Hiiumaal viimase 30 aasta jooksul. Et kui palju põllumaad on säilinud või rahumaad. Ja samuti siis vaataks otsa neile põhilistele mõjuteguritele, mis on mõjutanud minevikus ja ka mõjutavad tulevikus maakasutust. Ja kui ma oma ettekannet tegin, siis ma alguses mõtlesin ka, et teeks niisuguse filosoofilise ettekande nagu Toomas. Peaks palju vähem slaide tegema, et filosoof räägib umbes 5 slaidi tunnis. See on niisugune keskmine. Hea loeng on 1 slaid 3 minutit, et üks akadeemiline loeng on 15 slaidi. Konverentsi ettekanne on umbes 1 slaid 1 minut. Et täna on teil 3 niisugust esitlust, filosoofiline loeng ja mina olen nagu konverentsi formaadis. Meil on 55 slaidi vaadata. Ja siis ma avastasin, et selle tänase päeva preambulas on niisugused toredad märksõnad nagu muld, elurikkus, kliimamuutus ja see mõttes ma peaks neid teemasid kuidagi käsitlema, sellepärast on sisse pandud ka need teemad. Ja väike vaade tulevikku, miks me saame arutada seda diskussioonis ja võib-olla ka lõpetuseks mõned teadmised, mida kaasa võtta. Et mul on väga meel, et siin on gümnaasiumi õpilasi niivõrd palju ja Maaülikoolis on 3 eriala, mis on seotud keskkonna hoiuga, see on loodusturism, keskkonnahoid ja uue vägeva nimetusega ringbiomajandus. Ja sel aastal tuli Hiiumaalt 2 tudengit Maaülikooli õppima. Võrreldes eelmise aastaga on kasv 2-kordne. Aga võib-olla mõned niisugused määratlused terminid, kui me oleme rääkinud juba maast, et maa on tõesti maa ressurss on olnud läbi ajaloo piiratud, sellepärast on peetud sõdasid, vallutusi ja maaga kaasnevad väga eripalgelised hüved. Ja kui me räägime maast, siis me võime rääkida looduslikust tingimustest, mis loovad eeldused mingiks tootmiseks, põllumajanduses, metsanduses. Me vaatame alati seda majanduslikku aspekti ja võib-olla vähem vaadatakse koos maaga, enamasti võib-olla seda tehakse koos maastiga, millest on järgmine slaid,
et ka tegelikult maa on väga tähtis ressurss kogukonnale. Me räägime pärandmaastikest ja alati maa väärtusega kaasneb ka see aspekt, et kus see maa paikneb. Just nimelt kasutuse potentsiaali poolt, et kas ta on kuskil tõmbekeskuse lähedal, mis on suure surve all valgelinnastumise läbi, või mõnikord ka kuutame Hiiumaa, siis tegelikult Hiiumaal on väga palju vaikuse ressurssi, mida võib-olla Tallinnas jällegi ei ole. Nii et maal on ühelt poolt materiaalne pool ja tal on väga kõrge ühiskondlik väärtus. Nüüd selle aastal ilmus tore inimgeograafia õpik ja see on üks tore joonis, et kui me räägime maast, siis me alati räägime omandi suhtest. Me räägime maast tihti rahalises väärtuses, me räägime maast läbi maakasutuse, maa reformide, aga kui me räägime maastikust, siis maastik on selline fenomen, kus siis iga ajastu lisab mõned elemendid ja kui need on väga püsivad, siis tegelikult tekibki niisugune kultuurmaastik. Et alati on maastikul olemas see paiga vaim, kogukonna vaim, mida te kindlasti ka Hiiumaal tajute. Ta on seotud ajalooga, pärandiga ja loomulikult igasugune maastik on pidevas muutuses. Me ei saa säilitada maastikku kui mingid muuseumi, et muutus on talle omane. Nii et mul endal meeldiks rohkem rääkida maastikust ja võib-olla järgmised paar slaidi nagu avavad seda maastiku mõtet, et lisaks selle loodusliku ressursile on seal väga palju kultuuriressurssi. Et mitmed geograafid on vaadanudki, et maastik on nagu palimpsest pergament. Kui alumine kiri ära tuhmub, kirjutatakse uus kiistu peale või aborigeeni kaljujoonis. Et aborigeen, kui ta midagi nägi, joonistas seer kaljule, kala lisandus looma peale ja nii edasi. Nii et see on nagu tõde, et kui me vaatame ka täna Eesti maareformide ajalugu, siis iga ühiskondlik formatsioon püüab üle kirjutada seda eelmist. Kui te meenutate nõukogude aega, siis maaparandus, väljaparandus oli see, mis tegelikult elimineeris kõik need eelnevad kihistud. Nii et maastik on tegelikult meie kultuuri ajaloo salvestaja ja tõepoolest, nii nagu ütles vallavanem, et tegelikult on ka nagu raamat, mis värndeb leheküljele. Ja kui maastikust hästi lihtsalt rääkida, siis maastik ongi täis jälgi erinevatel ajastutel ja me neid jälgi peame oskama lugeda. Et tihtipeale, kui te lähete kuskil välisriikist, te ei oska neid maastikuelemente lugeda, ei tea, mis on ühe või teise objekti tähendus. Ja tegelikult ka meie minevik tihtipeale noortele on arusaamatud, et mis tootmishoonega, millega on olnud tegemist. Aga võime öelda siis tõesti, et maastikus peegeldavad meie minevikku ja need otsused, mis me teeme tänasel päeval, mõjutavad tuleviku maastikke. Et sellepärast on nendel määrustel seadustel ääretult suur jõud ja Ivo rääkis mõningatest seadustest, kindlasti looduse taastamise seadus või määrus on üks nendest, mis lähiajal ja juba praegu päris palju Eesti maastikke mõjutab. Ja kui panna nagu see mõtted graafikule, siis tegelikult me otsime neid kohti, kus ajalugu paistab läbi. Et ütleme, et iga see punkt on mingi maastiku element, mis on lisandunud teatud ajastul maastikule. Et võtame näiteks 19. sajand, kui mõistikud hakkasid rajama park, eks ole, et tänasel päevani on nad säilinud. Meil on kääpad muinasajast, meil on linnused, maalinnad ja nii edasi. Et me otsime tegelikult neid kohti, kus maastik paistab läbi. Kahjuks Ida-Euroopa ja Eesti on olnud väga paljude muudatuste keerises viimasel 100 aastal, et me ei saa siin Hiiumaal või Eestis välja anda raamatut nagu Iirimaal või kuskil Sveitsis keskaja maastikud, kuna nad ei ole
paarisaja aasta jooksul oluliselt muutunud, ei maastikuelemendid ega ka maakasutus. Ja loomulikult iga aastasajandiga inimesed muutuvad võimsamaks ja need maastiku muutuste amplituudid on läbi sajandite järjest rohkem muutunud ja see nõukogude aeg on hea näide, et selle 20 aasta jooksul me suutsime hävitada suurema osa sellest kultuurikihistust. Nüüd järgmine slaid on, ma ei peatu detailideni, aga kui me vaatame viimast 100 aastat, siis tegelikult meil on olnud nagu 5 sellist väga selget perioodi, mis on tänast päeva mõjutanud. Esimene Eesti Vabariik koos maareformiga, Rüütlemõisade riigistamisega, maa jagamisega tekkis tegelikult meil ligi 50 000 asundustalu, veerand 100 renditalu ja kogu mets läks praktiliselt riigile, eks ole, üle 2 miljoni hektari. Järgmine suur muutus, Eesti okupeerimine 1940 ja kogu see nõukogude aja kollektiviseerimine, natsionaliseerimine, suur maaparandus, metsastamine, eks ole, ja siis Eesti Vabariigi taluseadus 89, maareform, omandireform. Ja meil oli siis tegelikult 30 aastat tagasi üle 50 000 põllumajandusliku majapidamise, 20 aastat tagasi. Ja kui te vaatate tänast päeva, siis on umbes 10 000 neid järgi jäänud, et meil on olnud väga suur kontsentreerumine. Ja viimast 20 aastat tegelikult suurtegija on olnud Euroopa Liit oma põllumajanduskeskkonnaprogrammiga toetustega ja kui me räägime tänasel päeval neid märksõnu, siis tegelikult räägimegi kliimamuutustega kohanemisest, põllukultuuride pinnad on suurenenud, ja samuti mullastik on muutunud väga aktuaalseks. Sellega oleme hooletult ringi käinud nii Euroopas kui Eestis. Ja loomulikult me räägime ka elurikkuse hoidmisest. Me räägime, aitäh. Me räägime isevarustuse määrast erinevate sektori kaudu. Et see on tore tabel, mis tegelikult võtab kokku 100 aasta juhttegurid, miks meil on kujunenud selline põllumajandusmaastik, nagu ta täna on. Ja loomulikult, kui me räägime maakasutusest, siis Eestis on ka umbes 80% maakasutusest suurfirmade käes, selle jooniste juurde ma tulen. Ja ma arvasin, et see on me oleme Euroopas esikohal, tegelikult kõige rohkem suurtootjad protsentuaalselt on Slovakkias, 93%, teine on Tšehhi, aga me oleme ka esiviisikus. Ja kui nüüd hästi kokku võtta, eks ole, kuidas põllumaa, metsamaa osatähtsus on läbi sajandi muutunud, siis ega siin ju midagi väga palju uut ei ole, eks ole, et meil on põllumajandusmaa vähenenud eelkõige rohumaade arvelt, meil on metsamaa kasvanud, ta on 2 põhipõhjust, et tegelikult mets ongi juurde kasvanud ja võib-olla väikse vingerpuss on ka mänginud statistika, mida metsaks loeti erinevatel aegadel, et selline ülevaade. Nüüd me oleme järjest rohkem huvi tundnud tegelikult maakasutuse maakategooriate vastu. Ja ma jõuan ka selle punktini, miks pärast on muutunud nii tähtsaks, et 2 aastat tagasi Keskkonnaagentuur pani kokku siis ülevaate maahõivest, et kui palju meil on erinevad maakategooriaid. Ja loomulikult siin midagi väga üllatuslik ei ole, et kõige rohkem on puittaimestiku all, haritav maa on peaaegu veerand, märgalad, lage, seisuveekogud ja siis üks lilla segment jaguneb veel omakorda õu, vooluveekogu, turvaväli ja kõik ja nii edasi. Et ma panin ka tegelikult selle joonisega nõude kirja, et ma ei hakka seda ette lugema, et mis on ühe või teise maakategooria sees ja kui palju neid on. Ja üks põhjus, miks me seda tahame teada, on see, et me peame hakkama arvet pidama
ja oleme pidanud, kuidas emiteeruvad kasvuhoonegaasid. Et selle juurde ma tulen, see on üks niisugune uus akronüüm, millega võib-olla palju pole kokku puutunud, LULUCF, aga see maahõive kaardistus tegelikult ongi sellel eesmärgil tehtud. Me räägime veel, tähendab, et mis on tegelikult selle LULUCF-i arvestuse kitsaskohad. Ja kaart on nagu ikka, ega see kaart on üldmulje ei ole nagu muutunud, eks ole. Meil on tegelikult juba läbi sajandid olnud Vahe-Eesti metsavöönd, Alutaguse metsad, suured rabamassiivid, eks ole. Siin me tegelikult neid muutuseid väga palju ei märka ega näe. Aga nüüd ongi seesama sisse viidud, et me peame vaatama, mis sektorites, kui palju meil eraldub kasvuhoonegaase ja üks nendest on siis maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus ja nendest ingliskeelsest sõnadest tuleb kokku siis agronum LULUCF. Ja selle joonise peal on maakasutusele muutus ära toodud oranžiga ja te näete, et viimasel 10 aastal tegelikult meie majandamise tulemusena metsad, põllumaad emiteerivad rohkem kasvuhoonegaase, kui nad seovad, et ka mets on muutunud siduvast ökosüsteemist emiteerivaks. Ja loomulikult siin on omad mängureeglid, kokkulepped ja kui me sellist majandamist jätkame, siis me peame tulevikus süsinikukvooti juurde ostma. Ja kui me vaatame seda samad neid sektorid, ütleme, kui me vaatame kasvuhoonegaaside emissioonisektoreid, siis te näetegi, kõige rohkem on meil tööd teha energeetikast, aga ka põllumajanduses me saame päris palju kaasa aidata majandusvõtetega ja transport kindlasti. Väiksemad on võib-olla põlevkivi tootmine, turvatootmine ja nii edasi. Nüüd, mis on juhtunud või kuidas on maakasutus muutunud? Ja nii kurb, kui seda ei ole, et ega me väga selget ülevaadet ei oma, sest meil on küll kaardid on alati reaalsuse lihtsustust ja need arvutused, mis on tehtud, on enamasti tehtud siis üle-euroopalise maakatte andmebaasi Coriini alusel ja need inimesed, kes teavad Coriini eripära, siis nad ainult raputavad pead, et Coriin on selline kaardistusmetoodika, kus kõige väiksem kaardistusüksus on 25 hektarit, mõelge 25 hektarit, et alati, et saada kõige väiksem üksus, siis üldistatakse maakatte tüübid, eks ole, on üks asi. Ja teine on see, et seal on mitmeid selliseid sega maakatte kategooriaid, et näiteks segaala, kus on kuni 65% põllumaad. Me ei tea, kas on ka 40-20, aga vähemalt see on metoodika, mis võimaldab meil võrrelda Eestit teiste Euroopa Liidu liikmetega ja selliseid ülevaateid on päris palju tehtud. Et me midagi võime nagu järeldada, et siin kaardi pealt te näete siis tõesti seda punasega seda mustrit, kus põllumaa on läinud siis arenduste või alla ja loomulikult kõige rohkem neid punaseid täppe on siis tõmbekeskuste ümber Tallinna, Rõngasvallad, Pärnu, Tartu, eriti Tartu vald. Ja me oleme siis tegelikult päris palju seda väärtuslikku põllumaad kaotanud. Et selle 20 aasta jooksul kuskil 138 000 ruutkilomeetrit on läinud siis elamu maade alla. Ja ma vaatasin, kas on ka teadusartikleid selle kohta. Jällegi see Jürgensoni töö baseerub ka Coriinile. Ja ta tõi ära, et kui palju igal aastal keskmiselt tesendatakse põllumaad siis kas kaevanduste alla või arenduste alla ja mis sektorite kaupa. Ja ma panin siia juurde ka selle ühe raadamise nüüd alates eelmist aastast on meil olemas nüüd asi nagu raadamistasu, et kui firmad tahavad
arendada või sõjarid tahavad polügooni teha, siis nad peavad maksma 4500 eurot ja selle kohta on statistika olemas, et see aastane statistika on olemas, et ka läbi raadamise me kaotame tegelikult päris palju mulda ja see statistika on küllaltki detailne. Aga kui me läheme edasi nende maakaartidega, siis kui vaadata eraldi põllumaa muutust ja siin joonise peal te näetegi, et roheline on see ala, mis oli põllumaa aastal 1990, kui tehti esimene Coriini kaardistus, viimane aastast 2018. Sinine on see ala, mis oli põllumaa 2018, aga ei olnud põllumaa 90 ja punane oli põllumaa 90 ja ei ole enam põllumaa. Et jällegi sigri-migri mingi ülevaade on olemas. Ja teine kaart, mis on võib-olla ka huvitav, mis näitab siis tegelikult, kuidas rohumaad on muutunud, et ainult 40% 2018. aasta rohumaast oli ka rohumaa 30 aastat varem. Et siin on väga suured muutused olnud, et seda rohelist värvi, mis on, näitab püsivust, on küllaltki vähe, et rohumaade osas on väga suur ümbermängimine toimunud. Ja kui vaadata nüüd Saaremaad ja Hiiumaad, jällegi meil on olemas PRIA kaardid, et esimesed 10 aastat oli meil põllumassiivide kaupa maakasutus olemas, nüüd me saame seda vaadata põldude kaupa, siis kui me vaatame kõiki toetusi põldudele, siis te näete, nii Saaremaal kui Hiiumaal on tegelikult päris palju selle 10 aastaga juurde tulnud toetuseid võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Samamoodi, kui me vaatame lihtsalt Künimaad, kuhu on taodeldud siis toetust põllukultuuride kasvatamist, jällegi lillat on päris palju siin Emmaste piirkonnas, eks ole, või Kõrgessaares ja samamoodi ka Saaremaal. Ja kui me vaatame nagu seda PRIA andmestikku tabelkujul, siis te näetegi, et kui me vaatame Hiiumaad, siis kui 2004 oli põldu kuskil 3600 hektarit, siis praegu on see juba 4500 ja eriti oluliselt on see suurenenud pooloostuslike alade pindala, seda eelkõige siis tegelikult ikkagi nende taastamise läbi. Ja teine huvitav asja, me räägime, et meil põllumajandustootmine kontsentreerub, siis siin tegelikult Hiiumaal nii suurt kontsentreerumist ei ole, et kui aastal 2004 oli Hiiumaal 15 tootjat, kelle kasutus oli rohkem kui 200 hektarit maad, siis on tõusnud 17-le. Kui me vaatame vastavad näited Saaremaal, siis Saaremaal on see 2,5 korda suurenenud. Ja me saamegi vaadata, et kui palju siis nende suurtootjate käest on maad ja mitu protsenti nad moodustavad kogu hektarite osas. Nüüd, nagu ma ütlesin, et meil ei ole niisugust head kaarte, me ei saa kasutada satelliitpilte, omad piirangud on peal. Ja siis me mõtlesime, et kuidas saada teada, milline on nõukogudeaegne lõppseis aastal 1990. Ja selleks oli olemas kunagi niisugune asi, kindlasti paljud on kokku puudnud katastrikaart. Me kutsusime seda hellitavalt lehmanahaks, ta oli mustvalge selline. Ja lehmanaha peal oli tegelikult põldu 15 000 hektarit ja rohumaad 7500 hektarit, kokku siis umbes 22 000 hektarit. Et jällegi, kui seda nagu võrrelda, siis tegelikult peaks päris palju rohumaad, põllumaad jääma kasutus välja. Ja kui panna see kaardi peale, et võrrelda siis seda katastrikaarti põlde ja katastrikaardi rohumaad ja siis PRIA toetustega, siis ma seda läbi lõiget ei teinud, tähendab, et mis on püsinud, mis mitte, siis üldpilt on päris sarnane, aga tegelikult neid 1000 hektarit on erinevaid. Et selline huvitav statistika, mis põhineb Coriini andmetel, põhineb PRIA andmetel ja põhineb siis katastrikaardi ja tänapäevase võrdluses. Aga lähme edasi. Jällegi fundamentaalne joonis, mida võiks rääkida,
umbes tund aega, et mis mõjutavad tegelikult siis põllumajanduslikku maakasutust. Ja loomulikult siin on väga oluline looduslikud tingimused, milline on mullastik, milline on veerežiim ja mullastikust ma tahaks rääkida, aga sama olulised on ka igasugused poliitilised tegurid, milline on meil laiem kliimapoliitika, millised on meil toetused, eks ole. Me alati peame otsa vaatama ka sotsiaalmajanduslike teguritele, et kas meil rahvastik vananeb, milline on meie konkurentsivõime siseturul või laiemalt. Me peame arvestama nõudlusega ja kindlasti järjest olulisemaks muutub ka tehnoloogiad, et mehitamata traktorid, mehitamata õhusõidukid on juba tulnud, et ka põllumajandusesse ilma teha loomulikult kogu see taristu, et need on nagu siis hästi olulised tegurid ja nendest ma siis tegelikult peatun eelkõige nendes looduslikel tingimustel, vaatan mullastikku elurikkust ja natukene ka kliimamõju ja jätan need määrused ja tehnoloogia, millest ma väga tahaks rääkida, natuke kõrvale. Et järgmisena vaatakski siis mulda. Et kui me vaatame Eesti mullastikku, siis kuskil 70% on mineraalmullastikku ja turvasmuldi on hetkel 23%, aga tegelikult ma arvan, et see protsent on tunduvalt väiksem, eriti kui me räägime põllumaast, sest tõde on see, et kõik need arvestused on tehtud mullakaardi alusel. Mullakaart on koostatud 40-50 aastat tagasi ja paljud kunagised turvasmullad on ära mineraliseerunud. Et praegu siis tegelikult METK veab projekti Eesti mullakaardi uuendamine ja seal on vaatluse all just kõik turvasmullad, kõik rannikumullad ja esmakordselt siis tegelikult kaardistatakse ära ka mullastik linnades. Et järgmise aasta lõpuks peaks olema meil uus mullakaart koos uute boniteediväärtustega ja uute areaalidega. Ja kui me vaatame põllumajandusmaad, siis tõesti umbes 10% haritavast maast on turvasmuldadel, ja turvasmulda alusel me arvutame ka tegelikult kasvuhoonegaaside emissiooni ja ma arvan, et põllumajandus tegelikult emiteerib palju vähem, kui meie arvutus praegu kajastame. Ja loomulikult Eesti ei ole väga edumeelne olnud maaparandusega, et jällegi üle 600 000 hektari on põllumaast kuivendatud ja tegelikult neid rekitud on võib-olla napp 10-15%, et see on ka üks asi, mis tegelikult mõjutab kogu mullastikku ja selle kasutust. Ja kui me vaatame siis neid mulla boniteete, siis kõige lihtsamalt, kui me võtame teadmeteose, siis me võime jagada Eesti 5 klassiks ja see ei ole saladus, et kõige madalam maakondlik boniteet on Hiiumaal, keskmine boniteet peaks olema see 33, et see on selline ülevaade. Aga loomulikult boniteed on 100 punkti süsteemis hinnatav mulla väärtus ja me peame rääkima tegelikult siis kahest asjast, mis asi on perspektiivne boniteet, mis näitab saagipotentsiaali, mida muld võiks anda, kui me teostame vastavaid agrotehnilisi võtteid. Ja jällegi siin Hiiumaal peaks väga palju teostama, et natukenegi seda saaki paremaks saada ja te näete siis kogu see Lääne-Viru, Jõgeva, need on hoopis paremad mullad, eks ole. Ja kui me peaksime hindama, milline on väärtuslik põllumaas, me peaksime seda tegema just nimelt lähtudes maakonna keskmisest. Et me ei saa öelda, et väärtuslik on see muld, mille on 45 või rohkem boniteeti. Et jällegi Hiiumaal on ka kindlasti põlde, kus on boniteet palju kõrgem ja põlde, mis on boniteet palju väiksem. Ja see Priit Penu joonis näitab just tegelikult, et milline on perspektiivse ja olemasoleva boniteedi vahe. Ja siin te näete ka, et Hiiumaal on see vahe päris suur
et olemasolev boniteet väljendab mullaviljakust koos tehtud maaparandustöödega ja perspektiivne boniteet väljendab siis seda potentsiaalse mullaviljakust juhul, kui neid töid tehakse. Ja loomulikult paljude muldadel on see ka suur erinevus, eks ole, näiteks liigniigsed kuivendamata mullad on selline klass. Nüüd liigume edasi. Ivo tegi ilusa sissejuhatuse elurikkuse teemale, kuidas maailmas populatsiooni suurused on vähenenud. Ja kui me vaatame Euroopa, Eesti põllumajandusmaastikku, siis ega siin on samasugused tendentsid, et surve keskkonnale on suurenenud, ühelt poolt killustumine, teiselt poolt kõik see keemiline reostus, mehaaniline surve. Ja kui me vaatame erinevaid näitajaid põllumajandusmaastikus, kokku on lepitud, et üks näitaja on põllulindude arvukus, siis see on olnud suures langustrendis. Eesti Ornitoloogia Ühingu seire näitab, et me kaotame siis tegelikult 25-50 000 linnupaari aastas, eks ole. Samas mõnede linnude arvukus on tõusnud, teistel vähenenud. Ja seal on üks vastav indeks, mis siis tegelikult Eestis, see on siis, mis arvestab erinevaid linnuliike ja neid arvukust. Eestis on see vähenenud 50% 40 aastaga, Euroopas keskmiselt 60%. Nii et, ja kui me vaatame mineraalväetiste kasutamist erinevatel perioodidel viimase 20 aasta jooksul, siis siin on ka lämmastikul leostamise näited olnud selges kasvutrendis. Nüüd rääkides Euroopa Liidu eelmise elurikkuse programmi tegevustes, siis üheks eesmärgiks oligi kaardistada ökosüsteemi teenused ja hinnata siis erinevate ökosüsteemi seisundist, et mida parem on seisund, seda rohkem teenuseid ökosüsteem peaks inimestele andma, inimesele panustama. Ja ka Eestis, see on jällegi omaette suur loeng, 5 aastat tagasi Keskkonnaagentuuri vedamisel, Madli Linder on see projektijuht, Eesti oli üks viimaseid Euroopa Liidu liikmesriike, kus ökosüsteemi teenuseid, ökosüsteemi seisund hakati kaardistama. See töö tehti, esimest etappi vedas Maaülikool, teist etappi, kus anti ka teenustele rahaline väärtus, vedas Tartu Ülikool. Ja selle eesmärk oligi tegelikult määratleda iga ökosüsteemi ulatus, et tegelikult me jällegi ühelt poolt nagu tundub triviaalne, et vaadata kõiki rohumaid, eks ole, aga meil on päris palju andmebaase, et meil on, eks ole, PRIA andmebaas, meil on Eesti loodusinfosüsteem, meil on pärandkoostööühingu andmebaas ja meil on olemas Eesti topograafiline andmekogu ETAK, eks ole, ja kui neid nagu võrrelda, siis tegelikult ikkagi mingi 10-15% on erinevust ja kõigepealt tuli tegelikult luua need baaskaardid, hinnates iga ökosüsteemi ulatust ja siis kokku leppida näidikud, mille alusel siis neid ökosüsteemi seisundeid hinnata 4 või 5 pallise skaalas. Et selline töö on tehtud Helme projektina ja Helme projekti eesmärgid oligi siis, et luua nende 4 põhilise ökosüsteemi põld, mets, niit, soo, kaart, eks ole, hinnata nende seisundit, fikseerida baastasemed ja siis kaardistada üksikuid ökosüsteemi teenuseid. Et kus on puitu, kus kohas on metsamarju, kus kohas on vaikust, kus kohas on parimad pildistuskohad ja nii edasi. Ja need kaardid on kõik valmis, need on kõik olemas Keskkonnaagentuuris. Ja ma hästi lühidalt vaatan siis, kuidas määratleti niitude ja põldude ökoloogiline seisund. See on jällegi kokkuleppe küsimus. Eksperdid leppisid niimoodi kokku,
et kui me vaatame niite, siis niidud jagunevad kokku, ütleme 5-6 klassi ja iga klassi juures on siis tegelikult ära toodud see iseloomustus, millele see peab vastama, et kui me võtame kõige väärtuslikuma A-klassi väga heas seisus niit, eks ole, nad on kõik need pika ajalooga pärandniidud, mis on tänasel päeval hooldatud, on piisava loomkoormusega. Seal on põõsaste katmast väike, eks ole, ja kui me võtame mingi D-klassi, eks ole, siis me räägime väga tugevast taastamisvajadusest ja nii edasi. Ja see annab ka tegelikult ühelt poolt ülevaate olukorrast, teiselt poolt, milline on ühe või teise niidu taastamise potentsiaal. Ja tõsi on see, et me oleme selle taastamisega natukene liiale läinud, et me taastame küll, aga me ei suuda nende alade kasutust alati tagada, et nad uuesti võsastuvad. Kas see on tõde? Ja põldude puhul väärtustatakse just neid põldude sidusust, mosaiiksust, jällegi välja valiti terve rida maastikuelemente ja öeldi siis, et nende maastikuelementidel on puhveralad, mille ulatuses siis kasurlased, kasulikud putukad saavad oma tööd teha või tolmeldajad. Et jällegi see oli tugenes suuresti kirjandusanalüüsile, et millised on lülialgsete tegevusulatus, milline on ämblikute tegevuse ulatus ja nii edasi. Et see metoodika ei ole nagu lõplik, aga vähemalt see oli alus, mille alusel siis selle kaardile, PRIA kaardile need puhvertsoonid moodustati ja me lõpuks jõumegi sinna, et mida vähem on nende puhveralade välised alasid, eks ole, seda parem on selle põllumajandusmaastiku seisund. Ja loomulikult lisaks nende maastikuelementidele arvestati ka praktikaid, et kas tegemist on mahepõllumajandusalaga, kas tegemist on pärandniiduga, et need said nagu siis lisapunkte ja tegelikult siis kõik need punktid nagu summeeriti kokku ja iga põld saigi siis tegelikult hinde, mille alusel nad jaotati siis omaette klassideks. Ja siin joonise peal on näha, et kui palju oli siis neid väärtusklasse maakondadest ja kui te vaatate Hiiumaad, siis tegelikult Hiiumaas on kõige rohkem just sellist B-klassi põllumaad, kus põhiteenused on hästi tagatud, need puhvrialad on päris suured ja ütleme, kui me nagu tervet riiki vaatame, siis tegelikult ainult 1,3% kogu põllumaast jäi väärtusklassi A. Nii et see on nagu pilt, ja loomulikult ka Hiiumaal on seal suuri maaparandusobjekte, eks ole, kus väljad on väga suured, kus maastikuelement on vähem, eks ole, et nende jäävad klassi sinna kasin või isegi halb. Ja samamoodi siis tehti kõikide selle 4 mets, põld, niit, soo, koond, seisundiklass ja kõige halvemas seisundis ongi tegelikult põllumaad, et kõige paremas seisundis on keskmiselt Eesti rabad või märgalad, need on tumerohelised. Ja sealt edasi me saamegi vaadata, milliseid teenuseid nad pakuvad ja omaette lugu oleks see, kui me hakkame neile ka rahalisi väärtuseid külge riputama. Nüüd, mida siis tegelikult talunikud saaksid teha, et olla keskkonnasõbralikum, et ma arvan, see on mingi uus teadmine, et maastiku elementidel on väga palju ülesandeid, et lisaks elurikkusele nad vähendavad tuule erosiooni, nad on puhvrid veekogude ääres, liikumiskoridorid paljudele liikidele, nad suurendavad maastiku sidusust ja väga paljud maastikuelemendid omavad ka tegelikult kultuuriloolist väärtust, kui me võtame kiviaiad või hekid kuskil. Nii et maastikuelementidel on väga suurt väärtus ja tegelikult põllumajanduskeskkonna programmist on ka teatud maastikuelementide taastamist ju aastaid toetatud. Ja jällegi kõik need puhvriulatused tulenesid kõik kirjandusest ja me võimegi öelda siis,
et tagada looduslik kahjurite tõrje, siis peaks nende puhvrite katvus olema minimaalselt umbes 20%. Tolmendamisteenuse tagamiseks oleks umbes vajalik 25% oleks kaetud nende puhveraladega ja samamoodi siis, mida mitmekesisus on maastik, seda parema kahjutõrje ja tolmendamishüvega on tegemist. Ja loomulikult aitab kaasa ka lindude pesapaikade olemasolule. Et selline pilt on jah, et kui on hästi mitmekesine maastik, siis see pakub paljudele liikidele enamat elupaikasid. Seal nad on stabiilsemad, häiringuid on vähem, eks ole, ja kui on tegemist väga monotoonsete põldude suurte väljadega, siis kogu see kasurlaste esindatus on väiksem, linnuliike on vähem. Ja samamoodi siis tegelikult üks on nagu teooria, aga samas me võime ka siis tegelikult kõrvale panna need PRIA kaardid, need puhvrid arvutada ja võime ka teha välitöid ja uuringuid ja ega need uuringud, mis on tehtud Maaülikoolis, kinnitavad kõike seda teooriat. Ja kui me vaatame põllumajandusökosüsteemide hetkeseisu, eks ole, siis maakonniti siis, et kui palju on siis põldudes kaetud nende puhveraladega, ega siis neid põlde, kus on 9% või üle 80 või üle 70 väga palju ei ole, kuskil Hiiumaal on umbes 1/5, et suurem osa jääb ikkagi sinna klassi, et on alla 30% põldudest nende teenustega kaetud. Lähme elurikkuse juures edasi, lähme kliima juurde ja räägime kliimast paari sõnaga. Jällegi Ivo tegi ilusa sissejuhatuse, aga lihtsalt nagu üks selgitav asi, kui me räägime kliimamudelitest, prognoosidest, siis rahvusvaheline kliimamuutuste paneel on välja töötanud siis tõesti need erinevad prognoosimudelid ja kui me Eestis tegime kliimamuutuse kohanemise põhialused, siis neid samu mudeleid ka kasutati, et kasutusel on kaks mudelit. Üks on väga pessimistlik, mille puhul siis tõesti see temperatuur aastal 2100 tõuseks üle 4 kraadi, eks ole. See tähendab seda, et mingid koostööd ei toimu riikide vahel ja kõik läheb nii nagu praegu, eks ole. Või me teeme ikka mingeid pingutusi, et piirame neid kasvuhoonegaaside emissioone, eks ole. Selle juhul on tegemist selle RSCP 4.5 mudeliga. Ja tõdega on see, et tegelikult me oleme juba ületanud need keskmise temperatuuri näitajad, vähemalt selle RSP 4.5 mudelid. Ja nii nagu Ivo näitas neid temperatuurigraafikuid, siis meil oli üks projekt, kus oli Läänemaa, oli meie testala ja samamoodi, kui me Läänemäele vaatame 50 või 60 aastat, siis tegelikult temperatuur tõuseb, sademed on suurenenud ja seda võib teha, ja tegelikult Eesti on küllaltki eriilmeline, et me saa Hiiumaa on üks, Võrumaa on teine. Ja mis mul väga meeldis tegelikult see 20 või 30 aastat, kus tegelikult kliima on soojenenud, siis põllumees on tegelikult sellega juba kohanenud. Et kui me vaatame Eesti põhiliste põllukultuuride kasvupindalasid, siis te näete, et taliviljadel on väga suur kasv, eks ole, kui te vaatate talinisu, kui palju oli külvipinda aasta 2000 ja palju on 2023, eks ole. Te näete, et talioder tuli alles 10 aastat tagasi. Kartul on langenud meeletult, eks ole. Need on kõik siis nagu Eesti näitajad keskmisena. Mõned on nagu stabiilsemalt, aga fakt on see, et sügis külv muutub järjest olulisemaks, eks ole. Et mõne osa on stabiilne, eks ole, aga jällegi väga palju põldjärnest on juurde kasvanud jällegi mullaparanduse eesmärgil. Ja kui me vaatame Läänemaad, siis siin on need kukkumised veel palju, et Läänemaal enam kartulipõldu vist ei näegi üldiselt, eks ole. Samamoodi talioder on kasvanud, suvinisu on, talinisu on kasvanud kõvasti, et tegelikult põllumehed on
kohanenud, kuna on tulnud uued sordid. Ja see sama Tobias Konrad tegi ka sellise prognoosi, tähendab, et kuidas see rohkem energiat, kõrgem temperatuur mõjutab saagikust aastal 2050 või 2100, siis muidugi see temperatuur on üks pool. Et tegelikult tõde on ka see, et kõik äärmuslikud ilmastikunähtused muutuvad sagedamaks, eks ole. Meil piisab ühest korralikust põuast või paarist külmakraadist aprillis, et kogu saak läheks nässu. Ja praegu on ka meil üks projekt on nagu käsil Maaülikoolis koos Kapasetaga, et kuidas kaugseirega tuvastada neid põhiliste taliviljade, talirapse, talirukis neid kahjustusi või ka siis suviseid kahjustusi. Et nii helge see prognoos muidugi ei ole. Aga et olla veelgi optimistlikum, siis Maaülikoolis on meil tulevikukultuuride tippkeskus ja seda peab akadeemik Ülo Niinemets. Meie katsealadel Rõhul ja Eerikal iga aasta katsetatakse 60 erinevat kas siis liiki või siis mõnda sorti. Ja siis mõtlesingi, et näiteks teile ka mõningaid neid tulemusi. Oskate öelda, mis on uued põllukultuurid, mida te Hiiumaal kasvatate, midagi uut on juba või ei ole? Ei ole. Aga Lõuna-Eestis on küll niimoodi, et need antakse hinna. Üks on hirss. Et ma olen kasutanud Peeter Lääniste ja Eve Runno-Paulusen oma, et jällegi nad annavad siis nagu hinnangu, et hirsiga on läinud päris hästi, et harilik hirss, tema saagipotentsiaal on kõrge, haiguskindlus on kõrge, põuakindlus on kõrge, nii et hirss võiks olla üks selline potentsiaalne kultuur Eesti põldudel. Siis teramais ja suhkrumais. Samamoodi haiguskindlus kõrge, ta on mingi 1,60 m kõrge, ta ei ole nagu see söödamais on. Põuakindlus samuti kõrge, nii et suhkrumais on üks võimalik kultuur. Siis kunagi on meil kasvatatud moonisaiade eesmärgil õlimagun. Jällegi saagipotentsiaal on igati stabiilne, haiguskindlus paraku on keskmine ja põuakindlus samamoodi keskmine. Aga jah, vähemalt turgu võiks olla. Ja nüüd paar asja, mis on küllaltki probleemsed. Üks on üks vanemaid õlikultuure, seesam. Võib-olla poes kuskilt maitseainete leti juures te näete seesami seemned, eks ole, nii meditsiiniline toimega kui ka õli. Aga tema saagipotentsiaal Eestis on osutunud madalaks, haiguskindlus on osutunud madalaks ja ka põuakindlus madalaks. Aga jällegi oleme proovinud. Ja jällegi poelettidest on võib-olla tuttav asi nagu quinoa. Me oleme kasvatanud ka quinoat Eestist, aga mitte eriti tulemuslikult, et jällegi saagipotentsiaal on väga madal, haiguskindlus on madal ja põuakindlus on madal, nii et sellel kultuuril ei ole tulevikku. Ja kaks kultuuri veel, et üks on siis talihernes, jällegi et parandada, aga jällegi väga palju küsimused, et saagipotentsiaal on keskmine, väga ebastabiilne, väga tundlik keskkonnamuutustele, haiguskindlus on väga madal, põuakindlus on samas kõrge ja talvekindlus on madal. Ja võib-olla kõige perspektiivsem on bataat ehk magus kartul, meeletu kõrge saagiga. Te näete siis neid katse tulemusi, eks ole, et kui anda või natukene lämmastikku peale, siis Euroopas arendatud sort andis 65 tonni hektari kohta, eks ole, kartulit on 20-30 tonni, 3 korda rohkem. Ja paar põllumajandustootjat Lõuna-Eestis kasvatavad väiksel pinnal, neil on oma klientuur, kellele seda müüvad. Tal on üks jama, ta on väga tundlik traatussi suhtes, traatuss teeb palju pahandust. Aga jällegi, kui mõtte mingid hektarid
meil on vähe hektareid, siis 1 hektar annab ikka meeletu saagi, eks ole, 2-3 korda rohkem kui kartul. Lihtsalt tuleb oma toitumisharjumusi muuta. Ja kui me räägime tulevikus, siis ega ma väga palju taha rääkida, et ma ei tea, mis on tulevik. Meil on igasuguseid toredaid stsenaariumid tehtud. Maaülikooli töörühm aasta 2023 Hans-Hannes Viira juhtimisel vaatas, kui stsenaariumite puhul alati on mustvalge maailm, eks ole, et kas meie põllumajandus orienteerub välisturgudele või me räägime julgeolekust ja orienteerume Eesti turule, eks ole, kas meie põllumajanduspoliitika on orienteeritud keskkonnale või mitte, eks ole, mis ikkagi saama hakkab. Ja meil üks projekt, siis me vaatasime nagu Euroopas välja töötatud nagu võimalikke stsenaariume, et keskkonna pool suureneb, oluliselt toetused muutuvad keskkonnasõbralikumaks ja me toetame siis reaalseid tulemusi, eks ole, või me jätkame praeguse olukorraga või on meil oodata suurt tehnoloogilist revolutsiooni, et mis siis hakkab saama. Et tegelikult maailm ei ole selline mustvalge, et kindlasti tulevad uued tehnoloogiad, mis mõjutavad. Maaülikool, me ostsime esimese robottraktori, kaalub 8 tonni. Tema hea omadus on see, et saab kõik harilikud põllu tööriistad taha panna. Aga ikkagi sul on vaja mingid operaatorid ja saate kogu selle töö ära kaardistada, aga ma ei tea, stepist ta töötaks päris hästi, aga eks praktika näitab, kuidas ta töötab. Teine asi, mis meil on olemas põllutööpäevadel, on pritsimise droon, mis jõuab tõsta 100 kilogrammi. Jällegi, väga paljudes riikides on kasutusel. Et need mehitamata sõidukid tulevad, eks ole, ja samamoodi kui siin on põllumajandustootjad ja oskavad mulle midagi öelda, et mida on neil vaja, tähendab teada saada kaugseire abil mullaniiskust või haljas massi või mis iganes, siis tulge rääkige, et jällegi niisugune projektid on meil ka käsil. Aga lõpetuseks mõned mõtted, mis tulenevad nagu minu ettekandest ja ma vähemalt mingisuguse jutukirjutusen ka Hiiu lehte, ma ei tea, kas ta ilmus, et see jutt oli filosoofiline, mul oleks nad 5 slaidiga hakkama võib-olla, et muld on elutähtis ressurss ja me peame rohkem panustama, et seda kaitsta just nimelt see arendustegevus, me ei rääkinud täna päikeseparkidest, see on neelanud väga palju väärtuslikku mullamad enda alla, valglinnastumine samamoodi, et me tegelikult läbisime samad etapid nagu Euroopas linnade arengusse. Kindlasti tuleviku põllumajanduskeskkond toetused peavad olema rohkem suunatud elurikkusele ja toetamaks neid keskkonnateenuseid. Ja kliimamuutus, kliima soojenemine ühelt poolt loob meile parema potentsiaali ja kindlasti lähikümnetel me näeme uusi põllukultuure, mille katsetused juba praegu käivad. Ja tõesti, see maa on palju enamat kui lihtsalt tükike maad, hektarit, et maa on tõesti see fenomen, mis seob ajaloo, kultuuri, kohalikud kogukonnad. Jätke siis meelde, et kõik need planeeringud, mis te siin teete Hiiumaal. Oli just huvitav, et eile ma rääkisin ühele kolleegile maamõitjatest, et ma lähen Hiiumaale, tähendab esinema ja see kolleeg oli väga pahane, et Hiiu vallal on väga halb planeering ühe aspekti suhtes, et minimaalne krundi suurus peab olema vähemalt 1 hektar. Minu ütlesin suurepärane, võiks olla 2 hektarit, aga tema vaatas jällegi, et palju maaressurssi läheb eramute alla. Mina arvan, et see võiks olla 2-3 hektarit, et Hiiumaa tulevik ongi tegelikult mitte mingisugused karpkülad, vaid selline hajus looduslik arendus. Ja viimane slaid, et põld on siis tõesti või maastik, eks ole, tagab selle ajaloolise järjepidevuse, rahvusliku, kogukondliku ühtsuse. Kindlasti üleilmastumine avaldab mõju meie põllumajandustootmisele, maakasutusele ja me peame mõtlema, millised on meie parimad arenguvalikud nende ülemaailmastumistele vastu seista. Et
et maa kui suhte, kultuuri ja elupaiga kandja. Ja kindlasti lõpetan sellise mõttega, et me ei pea väga palju sorkima selle minevikus, et kultuurmaastik, see ei ole mitte ainult minevik, aga see võib olla ka meie Eesti või kogukonna tulevik, kui me tõesti siin mudelalal, biosfääri kaitsealal suudame elada kestlikult loodusega ja arvestada siis neid maa eeldusid ja omadusi. Siin ma lõpetan ja suur aitäh teile. Nii, kuna mõni minut on veel justkui ette nähtud võimalik rääkida, siis äkki on kellegil mõni küsimus tulnud, kas nende tulevikukultuuride osas. Nii, Reedal on käsi püsti. Aitäh, väga huvitav ettekanne oli. Aga sellest viimasest osast tekkis mul niimoodi küsimus, et kui me räägime valglinnastumisest ja ütleme linnalise elupaikade suurenemisest, siis see kaheldamatult avaldab mullastikule mõju selles mõttes, et seda mulda enam ei kasutata või maapinda enam ei saa kasutada põllumaale vähemasti mitmesaja aasta jooksul. Aga kuidas näiteks mõjuvad need päikesepargid ja sellelaadsed arendused mullastikule, aga maastikule lühemal ajal, aga mullastikule? Mul on küll niisugune tunne, et see on täiesti pööratav protsess, et kui enam vaja ei ole, siis võtame üles ja läheb edasi. Aitäh. Ma olen nõus sellega, tähendab, et see maa, mis läheb päikeseparkide alla, ta on tootmiseks väljas, aga see ei ole nagu lõplikult väljas, et me räägime ka katseprojektidest, me püüame elurikkust suurendada seal paneelide vahel, eks ole, paar sellist projekti Tartu Ülikooli vedamisel on. Ja võib-olla tõesti, kui me ei oska öelda kaua need päikesepaneelide eluiga on, eks ole, võib-olla paarkümmend aastat, siis tegelikult need võib ära eemaldada ja uuesti kasutusele võtta, et see ei ole nagu pöördumatu. Et pöördumatu on tõesti siis, kui tuleb mingisugune suur ostukeskus või mingisugune tehas ja läheb pankrotti. Ma olin just paar nädalat tagasi olin Slovakkias, Bratislava juures. Me käisime ühe suurtootja juures, kes valitsuse sunnil oli pidanud andma paarsada hektarit maad kõigepealt Samsungile. Samsung tegi Euroopa suurima telekatehase ja siis 9 aastat hiljem pani kinni ja siis kohalikud arendajad tegid siis fashion outleti. See pidas vastu 5 aastat, aga selle suurus näitab, et oli 600 parkimiskohta ja need mõlemad alad on kõik tühjalt seisvad, kõige viljakam maa seal madalikul, et see on nagu halb. Ja Slovakkia oli sellepärast väga huvitav, et ma ei teadnudki seda, et Slovakkia on Euroopas suurim autotootja inimese kohta, et seal on 5 suurt autotootjat omavad tehased ja need tehased on muidugi ka väga halvad mullale. Üks autotehase liin on peaaegu kilomeetri pikk, eks ole, see on ka ehitatud kõik mullale, et arendused nõuavad ohvrid ja tavaliselt riik tahab, et tuleks investeeringuid ja siis nagu ei vaadata nende mulla väärtustele. Et kui mingi talumees tahab või mingi üksik inimene tahab arendada, siis öeldakse, et kuulge, siin on väga kõrge boniteet, siia küll ei tohi teha. On kellelgi äkki veel mõni küsimus tekkinud? Reet, kas vastus sinu küsimusele oli ammendav? Aga see on muidugi uskumatu, kui ma olen võinud ka panna selle päikeseparkide kaardi, kui palju on päikeseparke Eestis, on ikkagi kolossaalne tegelikult. Ma ei tea, palju ja muidugi see päikeseparkide ja tuuleparkidega on see asi, et see on jällegi territooriumi kasutamine, aga ta ei too väga palju kasu kohalikule omavalitsusele või kogukonnale. Et Eesti suurim päikesepark on Pärnumaal, Eesti suurim tuulikupark on Pärnumaal, aga need valgekraad istuvad kõik Tallinnas. Ja küsimus on, kas mingit kompensatsiooni maksavad kohaliku omavalitsusele, see on nähtavasti läbirääkimise küsimus, aga see on tegelikult, nad võtavad kasutusele maa, nad tegelikult, vähemalt kui me räägime tuuleparkidest, nad visuaalselt rikuvad selle, aga kasum raha voolab kuskil Londonisse või Tallinna.